RTS Infraehituse osaühing jõudis lõpule projektiga, milles seisnes Vana Ahtmest kuni Tartu maanteeni kõnnitee ehitamine. 4. detsembril 2015 oli Ahtme kõnnitee plaaniline vastuvõtmine, tööd on kõik lõpetatud ning esindajad koos ehituse komisjoniga vaatlevad üle, kas on mingid puudused jäänud ja otse loomulikult teevad parandused. Hetkel visuaalselt vaadates on kõik tööd tehtud täies mahus, võimalusel taastati asfaltkate, rohupinnas, ülesõidukohad ning samuti ka mööbel ehk pingid ja prügikastid. Mul on väga hea meel, et lõpuks sai valmis jalgratta ja kõnnitee Vana Ahtmest kuni Tartu maanteeni. Muidugi natuke see halb on ka see, et Maanteeamet, mis pidi oma teetöid alustama, õigel ajal ei alustanud ja sellega seoses ka natuke see, nagu tundub see töö poolik, aga järgmine aasta loodame, et saab kõik korda ja antud kõnnitee ühendatakse Tammiku jalakäijate teega. Maanteeameti projekt nägi ette kõnnitee ühendada Jõhviga selle aasta suvel. Nagu välja tuleb, siis plaanid muutusid ja see jääb järgmisesse aastasse, kuid objekt sai selleks korraks lõpuni tehtud. Projekti maksumus on 500 000 eurot, sellega ehitati peaaegu 2,5 kilomeetrit kõnniteed koos valgustusega. Projekti rahastas nii linn kui ka Euroopa Liit. Tulevikus on plaanis ühendada Ahtme maantee koos Altserva tänavaga ning viimane objekt on kõnnitee jätkamine Pannjärve ristmikuni.